täna on pittu minek. Hommikust. Lõpetage see puuramine, meil on pomma käes. 20 sekundit. Nädala esimene trenn. Päris see juba lükkab. Kell mingi 6:30 õhtul. Pole mitte kunagi esimene inimese näinud. Kõik parkimiskohad täis. Kõik garderobid täis. Jõhker rahvamass. Jõhker. No tule. Hea tempo. Vaatad kõrva tappa ei saa siin vahel. Kõike. No tule lõpuni. Viimane ring. Suru Vogi, mis see peal on. Tead peast või? Ei tea? Kohe arvutame. No lõpusport lõpuni. Mõnus. Ei ära jah. Vaata, kes see selg on. Crazy. Super! Ülihea! Tule! Ära filmi. Jõuad küll. Kuidas ma ka hingeldan? Ja viimane hüppe üle! Mida? Nii. Tugev naine läheb viimasele seeriale. Nii see ikka veel pikal. Ei saab vist. Viimane keelgu lükkab või näitas nii läbi. Tere hommikust, meil on neljapäeva hommik ja meie tuleme pakendikeskusesse, kell on mingi 8:16, kell 8:09 pood lahti. Mida ei ole? Prügikasti, ma ei tea, kuskil ikka. Igal juhul, sest et mul on vaja pakendeid, millega saata oma päevikukesi ja asju siin teile, nii et jah, pakendikeskusesse. Linda, ei näe samu. Kui vaid et laud on täis, su ümber tants vaid käib. Kui kiirelt öödu parga kui muu. Linda, Trenni!
teha, trennikene ja selline rahulikum, ehk siis väiksemad raskused on ju, korralikud ilusad, tehniliselt väga ilusad on ju kordused, siuksed rahulikud, jah, ühesõnaga tehniliselt tõesti väiksemate raskustega ja teeme siis siin ka tegelikult, täna on neljapäev, teisipäevase tänase trenni natukene kokku kombo, sest et me ei trenni, teisipäeval ei jõudnud trenni. Nii et jah, mul oli õhtul live seminar ja siis ma ei saanud minna ja siis tegelikult me mõtlesime kolmapäeval teha teisipäevase trenni. Aga siis oli ka täiesti crazy päev ja siis ma jõudsin mingi 8 õhtul lihtsalt koju ja ma lihtsalt mõtlesin, et okei, ma jällegi ei hakka enam ronima ja tuleme teeme täna koos siukse ülakehapäeva. Ja nii on, see nädal on lihtsalt nii, vahepeal on elu tempoga selline ja ei ole meiega alati tead ideaalselt siin. Nii et see nädal on nii. Kuidas ma näitan, kuidas kõige parem on? Cheat. Hästi siuke rahulik on ju, ilusa tehnikaga, mõnus surumine. Yes. Joonistab igasugu asju ju. Veits mingid riivud ja nice. Seda masinat me kusjuures ei olegi kunagi teinud konkreetselt seda siin. Kuidas töötab? Hästi? Rahul jah? No proovime ära. Et see kerge tundub ei ole? Me peamegi kergelt tegema, täna ma juba unustasin ära. Täna ongi kerge jah. No nii, me oleme jõudnud trennist koju, me tegime endale süüa. Mis sina, Ken, täna endale tegid? Sul on hoopis põnev rook siin. Tegin kõige rämedama õhtusegi, mis ma kunagi endale teinud olen. Nii? Panin siia, pidimegi leiutama jääkidest. Mul on siin põhjas on 8 munane omlett. Lihtsalt panin 8 muna panni peale risti. Siis kui selleks omletiks, siis ma panin siia paprikat, seeni, hapukurki, siis panin juustukele. Ja kuna süsivesikud ei olnud, siis praadisin praekartulit. Mul oli 2 kartulit kapis. Praadisin 2 praekartulit, see risti. Need on ketšup ka siin peal. Ja see nagu lõhnab nii hästi, ma ei jõua oodata, ma nii kaua vaatan. See näeb väga uhke välja, jah. See on nagu, ma ütlesin, et tal on nagu ka pitsa, aga lihtsalt nagu muna valgupõhja all pitsa. Kanasinki panin ka veel seda munast. Kanasinki panin paar viilu ikka siin tükkideks. Kas võtad ampsu ka või? Tavai. Aga ma näitan, ma tegin ikkagi ka süüa, aga mul on ikka see tortilla põhjal pitsakene. Nagu mega lemmikasi, lihtsalt nii lihtne ja nagu nii hea, nagu ma ei tea. Mis mul on siin tortilla põhjal ongi. Pandud siis ketšupit. Natuke peale siis on šampinjonid, paprika, marineeritud kurk, kana ja juust. That's it, ülilihtne ja nagu mega hea. Nii, noh, kuidas mekkab? Oota, panna kartuli ka. Pane käbe nüüd. Rahvas ootab. Oih. Mega norm, täpselt nii nagu muna ja praekartul koos peaks maitsema. Ja väga mõnus, no. See muna nii pehme all. Davai. Igal juhul jah, me hakkame nüüd sööma ja mis me teeme? Me vaatame Cleaning Lady't, mida me eelmine nädalavahetus või noh, isegi juba jah, reede avastasime kunagi. Ja nüüd me ei ole seda siis nädala sees obviously vaadanud, sest et elu, tööd, trennid, toimetused, jutud. Ja nüüd me siis mõtlesime täna õhtul, et davai vaatame jälle Cleaning Lady't. Nii et, let's go. No nii, laste fitness challenge siin. Oot, kus möllavad, nii äge vaadata lihtsalt noori lapsi. Tuleb vaid natuke eeskuju näidata ja noorest peale harjumused jäävad külge. Ja siis minnakse elu lõpuni
aktiivselt ja tugevalt ja tervelt. Okay, ma ei tea, mis motivatsioonikõne ma siin pean, aga igal juhul laste fitness challenge on ka ja need seda siin teevadki. Neil on siin viimane minut, 20 sekundit jäänud ja annavad niimoodi minna. Nii äge. Täna on pittu minek. Glamuurselt ootame siin. Ootame siin glamuurses Maxima vahekoridoris taksot. Siin emal on täna siis sünnipäev, ehk siis me lähme Kenny perega pittu. Ja Jammi kontsert. Ja ta kinki ka. Kinki, no, anna siia. Nii, näed, Monika, nüüd sa juba tead. Nüüd siin võib näidata, see video jõuab hiljem välja. Aga ilusad kõrvarõngad. Teemantid. Teemantid, jaa. Me maksid mingi 100 tonni. Mõtlesime, et pakkume Oli sõnum. Ühesõnaga, suksed nunnukad. Ja siis lähme Jammi kontserdile. Pärast teeme video, laseme tal lahti võtta, vaatame ta reaktsiooni. Siis lähme Jammi kontserdile päriselt. Abesnerisse. Jaanu Plessneri Vahukoda. Vajukoda. Ei, vahukoda. Valukoda. Valukoda. Mis vahukoda või? No nii, me jõudsime Jammi kontserdile, veel kontsert ei käi, aga meil on siuke suur privalaud siin. Nagu, okei, rahvast väga palju ei ole veel, aga meil on reaalselt privaalne laud ainsana. Üks väikene kiri jõudis meieni ja selle peal on kirjas ei miski muu kui üks sünnipäeva tervitus. Me tervitame siinkohal ja soovime palju õnne sünnipäevaks Monikale! Üks lõbus lugu sulle ka siia sünnipäevaks. Kui tohib. Hommikust, või no ma ei tea, mis hommik on, kell on mingi 12 on ju. Ärkasime siis üles, käisime eile väljas, üle 100 aasta. Ongi mingi aastas korra käid võib-olla kuskil, ma ei tea, väljas üritusel. Ja noh, mitte päris, aga jah, üliharva ja ühesõnaga me käisime Jammi kontserdil siis. Ja väga äge oli, tegelikult väga lahe ja tõesti on ju, käisime siis Kenny perega. Ja sai ikka tead seal tantsitud ja lauldud ja väga lahe oli tegelikult. Ja jah, ma ei teagi päris kaua isegi minna, nad läksid vist mingi nad tulid alles mingi 12 ajal peale, mis on suht hilja. Ja vist 1:30 äkki tegid mingi viimase laulu, midagi sellist. Ja meie siis veel oli mingi pool tunnikest äkki. Mingi 2 ajal vist äkki tulime ära, kui ma arvan, midagi sellist. Ja nüüd siin jah, põõnasime ja nüüd hommikusöögiks tegime lihtsalt hunniku võileibu, sest et me oleme muidu nii pudru inimesed, vaata, me sööme kogu aeg putru ja täna lihtsalt mõtlesime, et davai, täna teeme võileibu. Tellisime mitte eraldi, tellisime nagu teadlikult Selverist võileiba materjali, kui me tellisime viimast sööki, sest me muidu ei söö üldse võileibu. Nii et siin on väga mõnusad võikukesed meid ootamas, nii et tead isu meile ja ei teagi, mõnust laupäeva. Mida sul on nii palju lasta üldse? Nii
mis peab ütlema? Lõpetage see puuramine, meil on pommak käes. Oi, ahoi. Me ajasime nüüd siin kargo alla, tulime jalutuskäigule ja õues on lihtsalt nii ilus ja mõnus ilmakene ja... Lühikeste pükste ilm. Everybody was kung fu fighting. Lühikeste pükste ilm. Tegelikult ei ole. Sellise riietuse ilm on. Aga noh, hea küll. Ken meil on selline huvitav inimene, et kui nagu nullist läheb nagu pluss poole peale, siis on nagu joped, vestid ja pikad püksid minek. Kõik. Nüüd on lühkad ja t-shirtid ja ma ei tea, head dressikas seljas on. Igal juhul ja väga mõnus on. Ega see laupäev täna meil suht siuke rahulik kodune ongi olnud. Ja tegelikult jah. Ja nüüd jalutame ja lähme kodu poole tagasi. Ma ostsin kotide ja õunu, nii et hakkame õunu mantsima. Tuli õunt täisu. Ja ma ei teagi, vaatame mingit seriaali äkki ja suht siuke chill, õhtukene. Yes. Kõndisin siin oma õunakotiga järsku vaatan. Vau, katki kilekotsid läinud ju. Loodame, või noh, paar tükki pole kuskilt maha lennanud, vast ei ole. Loodame, et veame lõpuni välja. Nii et väga huvitav. Tere hommikust, meil on käes pühapäev. Kui tunnistas repitud ühesõnaga. Ja nüüd oleme jälle pudru peal tagasi. Mul on ka siin pudrukene, kohvikene. Ja vaatame rallit. Ja eile õhtul ega midagi väga ei teinudki, vaatasimegi... Sarja? Jaa, vaatasime Eesti sarja ära. Eesti sarja on jäigi näed, et sa vaatasid terve sarja ära, aga nagu seda me tegime. Igal juhul 6 osa vist oli, on ju. Eesti viimsel piiril või viimasel piiril, on ju. Ja päris põnev sari oli, tõesti meile väga meeldis. Et Eesti, kas see karjub ülemust või? Igal juhul Eesti sari ja mingi Narvas töötavast politseinikust põhimõtteliselt. Või noh, kes läks just Narva tööle. Ja siis seal need asjad kuidagi lähevad käest ära. Ja ühesõnaga ma ei hakka tegelikult väga rääkima, aga see on nagu päriselt oli tõesti põnev. Me vaatasime 6 osa järjest ära. Väga soovitaks. Jaa, tõesti soovitaks. Ja nagu Eesti sari ka veel. Go3. Jah, tõesti oli hea. Nii et ja veel jah, Go3, mis peaks olema, ma arvan, enamastele suht lihtsasti kättesaadav. Ja jah, ega me töö eile midagi väga ei teinudki. Jalutuskäiku vist vlogisime viimati ja peale seda siis tulimegi koju, vaatasimegi neid 6 osa seriaali põhimõtteliselt ära ja läksime magama. 5,5 tundi järjest saad. 40 minutit vist on üks osa. Äkki või? Siis ei ole päris nii palju vaata. Aga jah, me tulimegi mingi 6 ajal vist koju ja 6:30. Ühesõnaga vaatasime ära ja siis läksimegi 11 paiku magama. Ja nüüd täna magasime ka päris korralikult. Kell on juba nüüdseks. No nüüd me oleme juba ülevalkult. Mul ei ole käekella. Ma pean kella tooma. 11 läbi juba nüüd. Et ühesõnaga. Ja täna me lähme vaatama Fitness Challenge'i võistluseid. Eesti karikavõistlused Fitness Challenge'is on TalTechis. Nii et me lähme neid veel ka pärast vaatama. Ja siis võtame teid vast kaasa ka. Aga praegu head isu. No nii, me oleme tegelikult juba mingi 1,5 tundi vist olnud siin vanaema kaasas jälle. Ja Papsil hakkab kohe, ma saan videos ei pea naeratama, ma näen niimoodi. Ühesõnaga, isal hakkab kohe võistlust pihta ja Ken siin monteerib hetkel seda sama vlogi, mida teie nüüd vaatate. Nii et ja mul kaasas väikel näpakas ka kaasas tegi mõned asjad ära, sest meil homme hakkab Pillapis väljakutse ja tööd on vaja teha. Aga ma näitan siin hõbetaseme individuaalvõistlus käib. Möldavad seal ja kohe läheb järgmisena mul paps ka peale, nii et elame talle kaasa. Nii läheb Eksa seal. Isa laseb, siis on tipid seal vahepeal taga. Väljasted. Hästi, Ülla! Pane! Kõhulihas ja lõpus sangpomm. Ja 2 minutit niimoodi. Oi, seda mina vanasti tegin kogu aeg. Ja see aeg praegu ei tee. Aga muidu lasin
kõiki neid asju iganädalaselt, peaaegu igapäevaselt, kogu aeg. Viimane tempo nüüd taha! Näita! Näita! Jõuad! Hästi lõpuni! Viimaseni! Patšu! Olin maast lahti juba, kas vist pead ikka ettepoolna siin olema? Juba teed liiga sulle. Valmis on. Oota. No sentimeeter tõusis. aga siit on vaja kordusi, mestaks, siin ei saa, siin on vaja pingutada. 20 sekundit. 15 sekundit. No nii, võtame selle nädala siis. Miks tõesti nagu teil käis nii haige? Ühesõnaga, me ei viitsinud panna tuld põlema toas. Ja ühesõnaga... Nagu kinos esimesel teidil. Ühesõnaga. Ja ühesõnaga selline see nädal oli. Väga kaootiline vlog. Väga kaootiline vlog ja ma ei tea, lihtsalt mingi teed vahepeal suvalistel hetkedel klippe. Kuidagi äkki proovime natukene midagi nagu loogilisemat, süsteemsemat seal luua. Püüame ja nädalavahetusel siis sai üle pika aja on ju väljas käidud, mis oli igatepidi üli fun ja äge ja saime Kenni ema sünnipäeva tähistada väga vahvalt. Küll, nii et on tükiks ajaks seal sellest peost ühel pool, nii et jah. Aga sellegipoolest oli tegelikult igati väga tore. Homsest minul hakkab nüüd FitLabis meil 21-päevane selline kevadine väljakutse enne suve veel. Nii et kindlasti tulevad mul vahvad nädalad ka siin eriti tublilt ja trenni asja niikuinii tegelikult teeme kogu aeg. Aga jah, ühesõnaga mõnus nädalavahetusekene oli igatepidi ka ja ega muud ei olegi siin rohkem. Näeme järgmine nädal uuesti. Tšau.